Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Ja tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse. Meie Anuga oleme astunud ka suurde sügisesse ja minu arvates me alustasime ju eksperimenti, et kuna inimestele väga meeldib kuulata seda, kuidas need tooted inimeste peale mõjuvad, siis meil on firmalt Ambrosia olnud sellised oomega imelised kapslid. Alguses ma vaatasin, et neid lihtsalt ei ole võimalik nagu alla neelata, aga nad lõhnavad hästi ja nad sisaldavad selliseid vajalikke ja väga jõudsalt mõjuvaid vitamiine, sest mul oli huvitav kogemus. Käisin oma vanal kodutänaval Kadriorus kirjandusfestivalil, tuli juurde vana kolleeg, ütles, kas sa, aastaid ei ole näinud, et mitte öelda aastakümneid, et kas sa oled ikka see Piret, keda ma tean. Ma ütlesin, et ma olen ilmselt see Piret, armas Madis. Ja tema siis ütles, et see Piret, keda mina tean, peaks olema palju vanem. Nüüd ma ei teagi, mis nendest toodetest on põhjustanud sellise imelise muutumise. Kas siis Ambrosia e-poest pärit nagu need tooted, seda ma ei ole testinud. Abioti eliksiiri pole testinud? Ei, eelmine kord me proovisime üle-eelmine kord. Aga see ei mõju nii pikalt. Seda peab nüüd kuurina tegema. Ma võin kokku variseda, kui ma seda kohe ei saa. Seda peab kuurina tarbima. Mina olen nüüd, see tuli kevadel nüüd suve alguses välja enne jaanipäeva, jah. Ma mõtlesin selle ise välja, kusjuures ma tahtsin saada toodet siis, mis päriselt mulle maitseb ka. Et ma lihtsalt ei küta endale mingeid asju sisse ja siis ei krimpsuta nägu ja ei ütle, et tervise nimel olen ma kõigeks valmis. Vaid, et maitseb hästi ja maitse tegi heaks, kusjuures mitte mingi kunstlik värv, vaid peet. Lihtne Eestimaa peet, mille rohimisest me rääkisime muuseas eelmisest saates, aga selles saates me kahjuks õnneks sellest rohkem ei räägi. Aga mina tarbisin siis neid tooteid, ühesõnaga täpselt sama asi, ainult et naistele üle 35 aasta. Ja ka meestele. Aga ma olen 34 on ja, aga vaata, ma olen eluaeg olnud see naine, kes võtab nagu ette. Et ma olen meie esimestes podcastides võib-olla rääkinud sellest, et ma olin ka 20-ndates, kui ma kasutasin 40-ndatele mõeldud. Anti-aging toote. Ja kreeme ja ilutooteid. Et sel ajal nii palju neid toidulisandeid ei tarbitud, kuigi ma vitamiine küll võtsin sisse. Kurat, ma olen eluaeg vitamiine söönud. Ma ei julge pooleli ka jätta. Aga jah, siin on siis kõik sellised väga-väga olulised vitamiinid, D3 ja sellised ainulaadsed ka nagu K2 ja tegelikult D2, et guugeldage ise, mis nad kõik siis teevad, aga kõige olulisem on muidugi omega 3, et seda peaks tarbima igapäevaselt. Kusjuures mina mõtlesin suvel, et ma saan ju päikest ja ma saan ju värskeid, eks ole, köögivilju ja puuvilju, et kas ma pean nüüd vitamiine võtma mitmed kuud, et siin täiesti vitamiinide söömise kõrvale ja peab tunnistama, et ikkagi muutus, mida ma sügisel uuesti vitamiinidega alustades tegin, oli suur. Ja okei, et sa tundsid ikkagi, et midagi ei puudu. Ja selles mõttes, et kõik, mis juhtus naha, käte, kõikide muude asjadega, et kuna ma ei olnud tõesti 3 kuud tarvitanud mingeid vitamiine. Mõtledki, et suvel nagu nii ei ole vaja.
aga noh, ma kujutan ette, et noh, tänapäeval ju sa saad ka teha nagu veretesti, et määrata ära, et mida sul on puudu, mida sul juurde on vaja, et sa lihtsalt ei lahmi, eks ole, vitamiine sisse. Siis mulle tundub, et noh, mida halvemaks ilm läheb, seda rohkem mul on neid jätkuvalt vaja. Et noh, ma loodan, et kõik arstid nüüd nutavad lahinel. Ei, aga kurb on see võib-olla, no organism harjub ära ka mingite asjadega, aga mul juhtus see, et ma olin nädal aega ära New Yorgis, ma mõtlesin, et ja suvel ka kusjuures ma mõtlesin, et ma teen ühe kuuse pausi, et organismile see on tegelikult hea, vaata, et see ei rahmaks kogu aeg. Et muidu ta on harjunud, et väljapoolt tulevad need vitamiinid, ta ise ei pea genereerima. Et las ta nagu puhkab organism. No suvel ma nii väga ei märganud, aga nüüd, kui ma olin nädal aega ära New Yorgis ja jätsin oma kõik need olulised vitamiinid ja toidulisandid koju, mul ei olnud, vabandust, valeta, mul ei olnud mitte midagi tegelikult kaasas, mul oli üks asi, no enda asjad muidugi olid kaasas. aga tead, organism andis kohe tunda, mul tekkis huulele ohatis, no vaata, immuunsüsteem oli nõrk, no sa võid lennukist ka saada igasuguseid toredaid. No sulle vist lennukid ei sobigi alati ju? Ja ma olen sealt silmapületiku ja kõike muid asju saanud, aga ikkagi täpselt sama lugu. Ma vaatasin küünenahad ja asjad, mis mul on tegelikult alati korras ja ma kuidagi nagu nahk on niisutatud ja pehme ja see ei tule alati kreemidest. Unustage nagu see ära või noh, ma tean, et paljud naised teavad seda, aga ma ikkagi mõndadele ütlen võib-olla, et ilu tuleb ikka seespoolt, et see sisemiselt tarbid, et mina sain näiteks nahakorda jällegi kollageeniga ja see mõjub ka liigestele kusjuures väga hästi vana inimestele. aga mõned noored raksuvad, olen ma kuulnud. Ja aga ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et jah, et siis sa saad kõige paremini aru, kinnitan seda, kui sa teedki mingi pikema pausi ja siis sa saad aru, et midagi justkui on puudu. Ja siis sa näed võib-olla ka ise, et milles see teema on, et kas sul on küüntega või juustega või luustikuga, et siis sa näed ka ära, et võib-olla isegi põnevam oleks jätta etapi kaupa mingid asjad ära ja siis sa saad kohe teada, muutusi pole, tähendab mul seda vitamiini või toidulisandit polegi võib-olla nii palju vaja. Sest minu tuttaval juhtus muidugi jälle see, nagu meile arstid, vaata üks vahe oli tohutu komme ju. Meil on anyway D-vitamiini puudu, olgu suvi või talv, sellest on kogu aeg puudus ja mitte midagi ei juhtu, kui sa seda igaks juhuks natukene rohkem tarbid. Juhtub ikka küll. D-vitamiini näiteks ma sain aru, ei tohi tarbida ka üle. Et see tekitab sellise sümbioosi sul, et mingid teised olulised vitamiinid, mida sa saad toidust võib-olla ja muudest asjadest, isegi õhust ja päikesest, need ei näri ennast läbi, kui sul on mingi teise vitamiini ületoos, see blokib ära need muud vajalikud ained. Et see on ohtlik, see ei ole okei. Osad asjadega öeldakse, see tuleb nagu nii uriiniga välja. Võib-olla tõesti nii, vaat nüüd ma olen natukene meie selle ühe ministri moodi, aga terviseministri, aga see on niimoodi, et see võib ära blokkida ka mingite teiste väärtuslike toitainete imendumise. Kusjuures minu arvates on ka suur vahe selles, et Eestis on ju sageli erinevad ilukliinikud saanud meditsiiniasutuse litsentsi, seal töötavadki arstid, seal töötavadki medõed ja nende eesmärk ei ole nagu nii suur ja äriline, aga siis kui hakatakse neid ka nagu sildistama kui mitte teaduspõhist ja mingisugust poole esoteerilist asja, siis see teeb kuidagi nagu kurvaks, sest tegutsevad ju ka erinevad meditsiiniasutused nagu ikkagi eesmärgiga inimesi aidata, võib-olla mitte nagu tabletiraviga, vaid ka teaduspõhise tootega. Doktor Piret. Ja, doktor Tali võttis praegu sõna. Et läheme nüüd natukene põnevamate teemade juurde, kuigi ma tean, et inimestele meeldib meil inimesed, kuulejad, vaatajad on jagunenud kaheks. Et sorry, kui me jääme vahel mingisse asjasse kinni ja hakkame heietama, on ju praegu antud juhul siis nende vitamiinide ja toidulisandite osas, et osad kirjutavadki, nad ütlevad, et nemad tahaks rohkem seda osa, et nemad tahavad teada, et päriselt ka, et millist mõju avaldab sulle näiteks selline siidist padjapüür või silmaklapid ja nii edasi ja nii edasi. Ma julgen öelda, et see avaldab luksuslikku mõju nagu naturaalne šampanja, kui ma olen ennast
ülbitsenud ainult Mulberry siidist toodetega. Ja mis firma oma see on? See on Moonsilk jah, et ma saan aru, et ka sinu magamistupp on rebinud ennast täis siid. Ja ma rääkisin eelmises saates, et nende klappidega saab väga põnevaid mänge mängida. Nahdinguid. ja mina muidugi naiivse inimesena küsisin, et kas mõlemal peavad olema klapid või kellel peab olema klapid. Võivad olla, miks ei või? Võib-olla me peaksime ka podcasti tegema niimoodi, et me mõlemad kanname neid Mulberry siidist näomaske. No ühesõnaga, need on ka meie lemmikud. Aga jah, et siis vaatajad, lugejad, kuulajad on nii naljakas jah, kahte leeri jaguneb. Ühed tahavad ainult kuulata nii, miks sa jood Anu seda nudisti rabarberit näiteks või tarbid tatleid ja mis selle kreemiga ikka oli, küsiti viimane kord, et kui ma teen botoxit, et siis sa kuidagi mainisid, et tegelikult peale botoxi süste võiks jätkata nende kreemidega, sest siis see kuidagi hoiab seda tulemust kauem ja siin olid sinu aloe mingid tohutud suured lemmikud, kus on ju aloe. On ja nad on aloe-põhised hästi puhas aloe. Puhas aloe ja see sari ongi niimoodi, et sa alustad järgemööda nagu puhastusega, siis kasutad erinevaid seerumeid ja siis saadki pärast panna ka kreemi peale, et on näha, et neil on ka sellised vananemisvastaseid ilminguid vähendavad, et minu arvates enam ei olegi tooteid, mis ei ole vananemisvastased. Me ainult nooreneme ja te näete seda reaalajast nädalast nädalasse, kuidas me läheme nooremaks. No kui sinu puhul juba tuleb inimene vastu, kes on sinuga sama ealine ja ütleb, et oot, et te ei tohiks näha välja selline, nagu te praegu näete. Rõõsa ja roosa väljendust. Et siis see ei ole nagu fair, et ei ole sama inimene, et ei ole sama Piret Tali, keda mina peaksin tegelikult tundma. See Piret Tali peaks olema palju vanem. Aga kuule, me jäime ka eelmine kord pidama sellise teema peale, et sind oli kutsutud esinema kuhugi rääkima naistest või vastutusest või millest? Mis asi see pidi olema? Mul oli kuidagi see teema oli nagu, et number 1 oli seal kuidagi naised ja see kuidagi ilu teema, see huvitav alati. Ma ei saa nagu sellest nagu aru, vaata, ma ei saa sellest definitsioonist ilu aru, ma olen seda nagu mõelnud. Mis on ju sinu jaoks ilus, ei pruugi minu jaoks ilus olla ja vastupidi. Sama on ju ka välise iluga ja me räägime, heietame siin sisemisest ilust ja nii edasi. Ühe jaoks on üks atraktiivne, teise jaoks teine inimene atraktiivne. Vahel vaatad mõnda inimest, mõtled, issand jumal, kus ta sellise küll leidis. Aga nendel on tohutult hea klapp ja nad on teise jaoks ta ongi ilus ja ükskõik, mis seal siis selle põhjuseks ka ei ole. Ja ma ei oska sellest kunagi rääkida, mind kuidagi ma lähen kohe krampi, mis asi on ilu. Sa lähed kuhugi konverentsile rääkima ilust? Jaa, ma lähen sellest rääkima, ma ei saa praegu öelda, kuhu ma lähen, inimesed praegu kuulevad, mõtlevad, loll läheb, räägib ja tea ise, millest räägib. Et seal oli kuidagi, et see enesekindlus, kuidagi seal oli ilu, enesekindlus, väärikus oli ka vist mingi teema, kõik kuidagi need seonduvad. Jah, just see enesekindlust oli ka rõhutatud, et oli küsitud, et millest need inimesed tahavad nagu kuulda, et ma räägiksin ja siis oli see, et kuidas olla enesekindel ja enesekindlus justkui teeb sind nagu väärikaks ja ilusaks. See mõtlesin, okei, et tõepoolest, et kui inimene lööb selja sirgu, astub nagu uhkel sammul ei ole niimoodi, kus vabandust, et ma siin olen. Et siis ta ongi nagu ilus. Et vaata, kui palju me vaatame mingeid esinejaid, on näitlejad või lauljad või artistid, ükskõik kes. Nad ei pruugi olla perfektset ilu on ka olemas. Ma ei saa öelda, et ei ole olemas, on olemas. Aga nad löövad sind pahviks hoopis millegi muuga ja see ongi ilu.
kas andekusega või šarmiga, et selles on ju mingid inimesi, kes nagu ükskõik kuidas vaadata, faktiliselt on inetud, aga kohe, kui nad hakkavad tegutsema, nad mõjuvad säravalt, inspireerivalt, nad on imelised. Nii ägedad, nii vahvad ja sa tunned seda soojust või karismat, ja sa tahad nende lähedale kuidagi hoida. Ma tegin ükskord kohutava vea, ma just rääkisin ka sellel teemal, andsin mingit intervjuud, mu kõrval oli veel 2 inimest ja üks oli nendest inimestest, mina nime praegu küll ei ütle, arvake ise, kes ei. No tõesti, me kõik teame, et kui me paneme ta seisma lihtsalt keset ruumi või kui ta tuleks uksest sisse isegi, et ta ei ole ilus inimene, ta ei ole ilus, ausalt öeldes ei ole ilus inimene. Lihtsalt, kui ta hakkab tegutsema, kui ta hakkab toimetama, ma ei saa isegi ütelda, mida ta teeb, kas ta laulab, näitleb või musitseerib, mida ta teeb. Ma ei saa ta arvata muidu ära, on ju. Ja ma nii loll lammas. Lihtsalt ühel pool oli mul välimuselt väga-väga ilus inimene, teisel pool oli siis mitte midagi ütlev inimene, on ju. Ja siis ma tõin nagu sellise elava näite, et inimesed ikka saaks aru, millest ma räägin. Ja noh, vaadake, no kas on vahet? Näete, siin on selline ja siin on selline. Arupärast kõik. Oh my god! Ja mõtlesin siia paremale, ja rahvas armastab teda. Kas te saate aru inimesed lõpuks, et sel välimusel ei ole mitte mingisugust tähtsust? Ise osundad siia. No, ma tahtsin kuidagi noortele inimestele ka öelda, et ärge olge kogu aeg kinni selles, vaata, me täna kutsume seda Instagrami mingisuguseks lookiks, ja me oleme kõik kuidagi, seal on kõik veel ära ka tehtud. et see ei ole oluline. Oluline on see, kui te teete oma suu lahti, kui te just nagu kõnnite, astute, tegutsete, väljendate ennast, et see loob selle kompoti nagu, et see on ilu, aga see on defineerimatu, et see on see säde, mis tuleb nagu selle sekundiga ja see võlub teid ja te olete lummatud ja te olete nagu relvitud. Et ei saa sinna mitte midagi. No ma toon näite maailmastaaridest. Ma mäletan, et Barbara Streisand, mäletate ju? No, noored ei mäleta. Faktiliselt ei ole ka ju... Ei ole ilus. No Lady Gaga ma toon noortematele inimestele. No ei ole ilus inimene. Kui ta seisab niimoodi, on seal, ta on näidanud ennast ilma meigita, mitte ilma meigita, aga nagu lihtsalt, et tal ei ole mingi toores lihatükk ümber pea või mingid asjad ei ripu kuskilt. Et kui ta üritas šokeerida. Et ta ongi, ma reaalselt vaatasin ühte jutusaadet, kus ta oli külalisena ja ma ei saanud aru, et see on Lady Gaga. Ja mingi saate lõpus alles, ma ka ei vaadanud kogu aeg nagu intensiivselt, aga vaatasin, 3 naist istuvad seal ja räägivad mingi jutusaate, siis veel vaatasin, kes sinna veel on kutsutud, mingi tead. Ja see ei olnud tema ja siis saate lõpus tuli välja, et see on Lady Gaga, sain aru, what the fuck? See selline lihakääntsaga. No ühesõnaga, ta see ei olnud mitte midagi. Jutt oli väga põnev, et ma jäingi seda juttu nagu kuulama. Siis ma mõtlesin, kes see räägib nagu nii äge. No ta on täiesti mõttetu inimene, täiesti tundmatu inimene. No ja siis tuli välja, et see on tema. Ja kunagi oli Barbara Streisand, ma mäletan ka, ma olin hästi noor tüdruk, väike, kui tal vaata tulid need filmid, seal naljakas tüdruk ja kõik, kus ta nagu säras. Ma vaatasin ka, et kuidas see inimene saab olla nagu, et ta nii kuulus, ma ei mõistnud nagu, et ta ei ole ju üldse ilus. No vaatame ikka nagu kullinokk tal on ja kõik on nagu ilu proportsioonidest täiesti out. Kui ta suu lahti tegi ja ta laulis või kui ta näitles. No, sa oled tegelikult lummatud sellest inimesest. Ehk siis, mida ma tookord üritasin öelda nagu selles intervjuus, kui ühel käel oli siis imeilus ja teisel mitte väga ilus inimene. Et see ei ole oluline, see on täiesti nonsense, et sa võid väga kole inimene olla, kui sa oled päevast päeva, võtad ainult imeilusaid poose ja oled Instagramist perfektne. No täiesti veatu ja kõik on, ma tahaksin tuua jälle Eestist paar näidet, aga ma ei saa seda tuua. Et me ei taha kedagi solvata, nad on väga toredad inimesed hingelt ja südamelt. Nad on ka väga-väga lummavalt ilusad.
aga sul ei ole nagu ja see ongi kõik, tühikest, nothing else, tühjus, et kui ma satun nende inimestega samasse laudkonda või samasse ruumi või üritusele või mul ei ole mitte midagi, noh, mul ei ole, see võib olla ka vanuse vahel loomulikult, aga ma olen väga noorte inimestega suhelnud ja mul on tõesti põnev ja tore ja siis sul on inimesed, kellega sul ei ole praktiliselt, sul ei ole mitte millestki nagu rääkida või noh, tõesti tühjus viliseb nagu ümberringi. Noh, see üritad ja sa räägiksid nagu sinna kuskile mingisugust tühja auku. Et see on hästi kurb, aga mis sinu idee on, kuidas sellest nagu välja murda? Ei, aga ma olen mõelnud, et Anu, mida sina siin ohkad, ja neile kaasa tunne, et nad ise on ju väga õnnelikud omas mullis. Ja see on lõppkokkuvõttes kõige olulisem. Et kui inimene on omas nahas, omas elemendis õnnelik, tunneb hästi ja kusjuures valmistab ka kellegi teisele rõõmu, sest ta meeldib nagunii kellegile. Vaata, mõni tahabki sellist nukukest. Võtan nuku, panen sinna, panen talle selle uhke kleidi selga, ostan talle kalli kotikese ja mõne põneva aksessuaarikese näiteks. Ja ongi tehtud, et ka selliseid inimesi on vaja. Et ei ole niimoodi, et noh, varem ma mõtlesin ka fuu, noh, tead niimoodi nagu vasakule paremale. Nagu Tinderi käsiga. Nagu Tinder on ju, tšuh. Ei ole, et see on kellegi jaoks on see inimene just see perfektne ja väga oluline ja aitab teda võib-olla elada ja toime tulla, on ju. Et kõik ei saa ju mingi toredad ja lahedad targad olla nagu meie Piret. Ja otse loomulikult. Kusjuures mina olen tohutus hädas alati, et noh, sina suudad kõikide noorte staaridega püsida kogu aeg nagu kursis. Mina olen pidanud kogu aeg tegema graafikuid, et ma lugupeetud inimesi ära tunneks, aga siis mingil segasel põhjusel ma ikkagi, kui nad on väljapool oma konteksti või väljapool oma sellist igapäevast layouti, siis ma ei ole võimeline neid ära tundma, sest ma ei tea, kas ma näen seda sama inimest või ta on mingi teine, esimene, teine, kolmas ja noh, kokkuvõttes ma suudan ikkagi nagu vestelda, aga ma ei tea, kas see on ka nagu mingisugune pimedus selle üldkehtestatud ilunormide suhtes või ma ei saa nagu aru, mis nendega nagu on või ma ei suuda neid eristada omavahel. Teate, mis on oluline? Oluline andekus. Vaata, et see ei ole ka tarkus. See on, vaata, andekus on ka tihtipeale selline asi, et sa oled fokusseeritud ühele asjale, sa teed jube head muusikat, sa tõesti teed fantastilist muusikat. Aga kui sa astud sealt sellest skeenest välja, sa võid täielik ajukäepik olla. No sa võid käituda mingis mõttes inetult võib-olla või olla. Sa oled nagu aineidioot, et sa oled ja, nagu ühe teema. Ja sa oled nagu mingites asjades täitsa lollakas, noh, polegi midagi tõesti rääkida. Aga sa oled selles omas maailmas, omas elemendis, sa oled geenius. See on ka väga huvitav, sest ma mõtlen tihti, et kuidas üldse tippu jõuda mingile erialal, ükskõik, olgu see siis kosmoseteadus või siis olgu see ihaldusväärne nii öelda, et ma tahan olla maailma kuulus näitleja või filmistaar, et sa ikkagi oled fokusseeritud väga ühele asjale. Et on need filmistaaridki ju tunnistanud maailma kuulsad, et kui palju tegelikult, kui suurtes traumades nad on, et perekond on ikkagi jäänud nagu tagaplaanile mingid sõpruskondadest. Me kujutame ette, et nad naudivad elu, et nad on tohutud elunautlejad, šampanja voolab, on ju Bahama, Miami, New York, eks, et see ei ole see, jah, võib olla Bahama, Miami, New York, aga nad ei ole seal võib-olla sellest Lux Rich Carltonist hotellist välja saanudki nina tõsta, nad ei saagi, sellepärast, et neil ei lasta selle normaalselt olla. Issa, ma tulin just New Yorgist, et teate, kui palju kuulsusi ma seal nägin tegelikult ka, ja et nad on täiesti tavalised, täitsa normaalsed, nad on nagu meil, sa näed Tanel Padarit või kedagi Liis Lemsalu kuskil tänaval.
täiesti seal New Yorgis võib ka neid näha, tulevad vastu Keda sa Sohos, ma ei hakka praegu reetma, aga mingid Hollywoodis, no Diane Keaton näiteks, ta võibki sulle Sohos vastu kõndida ja sa ütled talle tšau, aga ta keerab natukene näo ära, sest ta ei taha, et teda ära tuntaks, aga ta kõnnib nagu täiesti iseendana. Disainerid, värgid, sa tunned seal ära inimesi, vaatad, oh my god, ma olen teda kuskil näinud. Siis pärast lõksab, pagan, see on ju see ja see on täiesti võimalik ja nad käivad ka poes. Meil tihti öeldakse niimoodi, et see pole staar, kes käib poes vorsti ostmas umbes. On küll, nad käivad ka samamoodi shoppamas ja teevad täiesti tavalisi asju, söövad seal lõunat ja naudivad kokteile, see ongi kõige toredam. Oota, kui ma saan aru, et Oota, kus me jäime? Mul läksin me rääksime ilust ja kõigest muust sellega seonduvast, aga naiste puhul on see ju täiesti tavaline, et sa pead kogu aeg valima selle vahel, kas olla ilus või olla tark, et mõlemad korraga. Aga kuidas mõlemad korraga ei saa? No saab. Vaata mind. Ilus, tark ja lihtsalt suurepärane inimene. Kusjuures ei vaidle absoluutselt selle vastu, aga sageli väärtustatakse naistel seda ilu nagu nii palju, et kõik muud asjad jäävad kuidagi tahaplaanile või kängu või mida iganes. Et kuidas sina oled siis olnud nii-öelda see Münchhausen, kes ennast patsiga välja tõstab, et sa ei ole jäänud pidama sellele, ma olen see nukuke, kellele pannakse kleit selga ja rohkem ma midagi elult ei taha, ma tahan uut käekotti. Aga vaata, ma olen need etapid oma elus läbi elanud. Palan vist eelmistest, kuulake meie eelmiseid podcast'e. Ma olen sellest rääkinud, et vaata, mina olen saanud selle jumaliku õnnistuse, et elada kõikides nendes erinevates eluetappides. Olnud see nukuke, kellele ostetakse kallid käekotte, pannakse kaunilt riidesse, kullatakse üle, siis tehakse ette taha kõik, enne seda olid koledad ajad ka, on ju, siis tuhkatrinust nagu siis kuldsesse puuri ja siis kuldsest puurist jälle kuhugi nagu ekslema omale teele, natukene lost, on ju, siis natuke siuke katus sõidab ära, on ju, teed selliseid pööraseid asju, siis jälle taandud, siis mõtled nagu argipäeva peale. Ühesõnaga, ma soovitaks inimestele ka, et kui teil on vähegi võimalik ja nüüd, kui te olete nooremas eas, kes kuulate, et tehke need erinevad elu etapid läbi ikkagi. Et ei ole hea, halb, kole, paha, inetu, kriminaalne, vastik. Kõik asjad tuleb ära teha. Ja siis, aga ma lähen sinna lõpu poole nüüd, on ju. Et siis võiks olla see, et sa jõuad nagu selles arengus, vaata, ma ju ei tea, järsku ma olen taandarengus, on ju, ma ei viitsi ennast kiita. Et võib-olla võib ka teistpidi elada, et alguses oled jube korralik ja kõik on paigas ja kõik on nagu peab, paise pukk, on ju, ja lõpus katus sõidab ära, see on ka täiesti okei. On selliseid kuulsaid ju kirjanikke ja tuntud filminäitlejad ka olnud, et aga kas sa oled ühele poole kaldu või teisele poole kaldu, vahet ei ole. Püüa elus nagu neid erinevaid perioode läbi elada, aga need võiks olla ikkagi perioodide kaupa, sest mingi hetk mulle tundus ka, et vau, see hetk, kus ma praegu elan, see on ülikõva, ma ei saa sellest lahti lasta, see on nii äge, see on nii pöörane ja siis sa tead, et sa pead, võtame 10-aastased tsüklid näiteks on ju, et ma peaks nagu edasi minema, aga ma tahan sellest veel kinni hoida. Kõik tatlid kukuvad mulle pähe. Ja ma tahan sellest veel kinni hoida, et ma ei taha sealt lahkuda, et see on nagu, et see on see, mis elu mulle tegelikult meeldib. Aga sa pead jõudma mingis nagu, et mitte mingi asi ei ole igavene ja sa pead liikuma edasi. Et see, mis hoiab siin nagu sellisena vertiilsena, see on edasi liikumine, sest ma olen ka näinud väga paljusid inimesi, kes on kinni jäänud. Ma võin, kui ma nüüd vaatan nagu perspektiivis tagasi oma mineviku poole, siis on igas etapis neid inimesi minu tutvusringkonnas ka, kes on jäänud sinna minevikku kinni, kes on nagu stakt, nagu liim oleks nendel jalataldade küljes ja nad on seal kinni. Ja nad ei saa sealt välja, nad ei taha ka võib-olla, aga võib-olla natuke tahavad ka, kui nad vaatavad ettepoole ja näevad, et oi, et meie sõpruskonnast need inimesed on juba läinud sinnapoole, on ju, et ma tahaks
võib-olla ka olla, et neil on seal ka päris tore ja nendel on täitsa hästi, on ju, nad on päris normaalsed ka veel jäänud, on ju, et ma tahaks ka, aga sa oled juba liialt kauaks jäänud sinna vanasse asja kinni ja sa ei saa nagu sealt, sa ei saa sealt välja, sa ei saa sealt nagu edasi. Ja võt nendest inimestest mul on kahju. Et ja ma olen mõelnud, et täpselt sama asi oleks võinud ka juhtuda minuga, et mingid etapid on olnud nii ägedad, et sa ei taha sealt lahkuda, see on nagu unenägu. Ja kuidas ma olen sealt välja tulnud, aru ma ei saa. Et kuidas ma olen edasi liikunud, et mis asi see on, mis on see mootor, mis on pannud mind ikkagi, et oot, aitab, that's it. Nüüd võiks nagu astuda järgmise sammu nagu. Ja kus see tuleb, I don't know. Mul ei ole seda mitte keegi õpetanud või noh, see ei olegi võib-olla õpitav, see peab sul tulema siit kuskilt nagu keerama ette ja igaühel on see kindlasti erinev. Mõni jääb kauemaks kinni, mõni jääb vähemaks ajaks kinni. No samas on see nagu alati nagu suhteliselt tüütu nagu suhelda inimestega, kes elavad nagu mentaalselt läbi kas oma mingisugust keskkooliga, nad suhtlevad ainult nende inimestega või on jäänud pidama mingisse ülikooliaegsesse tutvusringkonda, siis nad tulevad kokku, nad alati teevad neid samu nalju, noh, neile tulevad mingil hetkel pered, nad tulevad uued pered, vanad kaovad ära ja ikka nad elavad läbi seda ühte sama ajastut. Et noh, samas on see nagu mingi asi, mis ei tõmba sind edasi, vaid tõmbab sind tagasi. Ja aga sellepärast vaata paljud inimesed, mina ei ole näiteks sellest väitest aru saanud, kui öeldakse, et või noh, nagu saan ka aru, et kõige tugevamad sidemed luuakse meil seal kooli, ülikooli õpingute ajal ja noh, just sellises nagu before the middle age on ja enne. No, sa saad ainult nooruses sõpru. Ja siis sa oled nagu saanud need inimesed ja siis selle pagasiga on jube turvaline ja mõnus nagu edasi liikuda. No, see annab kindlasti turvatunde. Issand jumal, kui ma oleksin kellegiga ülikoolis mingi inimesega õping, kes on ja ongi täna väga tähtis mees või naine, siis see on ju väga äge, noh, et me võime teineteist aidata ja see ongi väga tore, aga mina omalt poolt nagu mõtlen, et issand, kui õudne, kui ma oleks niimoodi elanud, et mul on nagu see turvaline nagu sõpruskond ja ma ei lase sinna ringi mitte kedagi sisse, sest minul on natuke nagu vastupidi olnud, et mul on see ring olnud ja siis ma ühel hetkel tunnen, et oot, enough is enough, nagu et ma nüüd tahaks minna vallutama mingit uut kontinenti või vaadata, et mis seal teisel pool nagu seda jõge on. Ja siis ma lähen sõrmega ja siis natuke või seda kaardinat vaatan ja vaatan, seal toimuvad sellised asjad, seda ma polegi veel kogenud. Ja siis ma nagu supsti olengi läinud. Ma hoian nagu kontaktiga nende vanadega, aga ma ei pelga nagu kiigata sinna uuema poole. Ja mul ei ole nagu raske ümber, natuke nagu kameeleon nagu, et nagu ümber kehastuda ja siis nagu minna sinna rolli sisse. Noh, sa pead alati mingi rolli võtma, midagi ei jää kahjuks üle. See on kurb. Aga siis võtad selle rolli, sa oled seal ja sa saad üsna kiiresti aru, kas ma olen nüüd seal okei, kas ma tunnen ennast mugavalt, kas ma tahan seal veel olla või ma tahan jälle edasi minna. Mõnes kohas sa oled kauem, püsid, teises kohast lähed jälle kiirelt edasi, astud nagu paar sammu edasi. Et see on hästi huvitav kogemus, et seda ei tohiks karta neid uusi inimesi enda ümber. Ja ma kordan veel, mida vanemaks sa saad, seda keerulisem seda on teha. Sellepärast, et see komforditunne on ikkagi nii mõnus, et mõtle, ma saan ikka selle Maiele ikka helistada ja rääkida ja klatšida neid vana aja asju ja neid vanu, tead, mis Toomasega on, mis värk taga juhtus. Toomasel on kankreen. Tal on kankreen ja siis naine läks ta juurest ära 3 korda noorema võtiga ja aga tead, ma ei taha neid jutte rääkida, mind absoluutselt see ei huvita. Hetkeks ja võib-olla sellel hetkel, kui ma olen veiniklaasi taga ja siis räägime ära, aga et ma iga kord heietan neid samuseid asju, nagu veeretan neid samu palle. Ma lihtsalt ei viitsi. Vaat selles mõttes ma ei olen küll teist. Kusjuures see on nagu huvitav, et ilmselt sa oled nagu korduvalt upgrade'inud oma tutvusringkonda järjest 10 aastat nooremaks, 10 aastat nooremaks, 10 aastat nooremaks. Kui ma mõtlen nagu selle seltskonna peale. Mul on taandareng. Ei, see asi ei ole taandareng, sa valid endale nagu taustsüsteemi, mis on
omandanud kõige uuema informatsiooni sellest, mis praegu on, eks ole. Mis on praegusel hetkel põnev. Just. Ja see hoiabki noorena, ma ütlen teile. Sest mina ausalt öeldes ei kujutaks ette, et mina selle kambaga, kellega sina käisid moenädalal, oleks nõus minema 2 tuba edasi ka. No, ei, no selles mõttes ma hakkaks ise ennast kuidagi nagu nurka mängima, ütlema, et oi, no mis nüüd, ei, no need nooremad inimesed, et minge teie või ma ei tea, kas ma ütleks midagi sellist, aga mul tekiks endal nagu mingi mõte, et jah, et äkki mina, et kuidas mina, nemad, et äkki ma peaks neile ütlema, et kuulge, et saate aru, et mina siin olen vanem, eks ole, vaadake, ma olen see buumer, eks ole, et teie siin olete suumerid, et noh. Seda ei tohi kunagi, esiteks ei tohi kunagi oma vanust heietada, miks, point ei ole selles, et vaata öeldakse, et oi, et no naised ja mehed ka mingit teatust vanuses saavad, ta ei taha, et korrutatakse, mis nende tegelik vanus on. Aga seda heietatakse ja siis nagu oodatakse, et sa ise tooksid ka selle esile. Just täpselt see, mis sa ütlesid. Issand jumal. See vanus tuleks täiesti blokkida ära unustada iseenda peas keerutamine ja siis sa hoomad järsku, et teised ei pane seda selles seltskonnas, kus sa oled normaalne isega. Nad ei pane seda isegi tähele, kui sa ei tuleta seda ise meelde. Nendel on täiesti savi, nii kaua kui nendel on lõbus ja sul on lõbus, mis on kõige olulisem selle asja juures, nii on kõik okei. Kui sa ja selle pinnavirvenduse, et nüüd on, nad lähevad võib-olla seal tegema mingeid asju, mis on nagu, mulle nagu ei huvita, vabandage väga, et ma olen juba seda kõike kogenud on ju oma elus, siis sa ei ütle seda, et vabandage väga, et sassi see veel on, ma tean, sa ei mängi ka ninatarka, sa lased nendel lihtsalt olla ja sa kuidagi, sa libised nagu oma sellesse mingisse enda sfääri seal ja teed neid asju, mis sind erutavad. See on kunst, aga see tuleb jälle, kurat, kõik asjad tulevad vanusega, see on kõige kohutav. Oleks ma 10-20 aastat teadnud neid asju, issand jumal. Ei, aga see on tore ja mulle meeldib, mõtlen vahel hirmuga, mõtlen küll, et et mu sõbrade seltskond ja tutvusringkond läheb aina nooremaks, on taandareng, ma ütlen, taandareng on siin, aga kui taandareng võrdub sellega, et sa ise oled hästi nagu, et sul on lõbus, et sul on tore, sa tunned ennast nagu, sa oled nagu selles õiges energias või vaibis. Mis minu asi on? Kelle asi see nagu on? Et nii kaua, kui ei teki sellised awkward olukordi, see ei ole isegi ebameeldiv, aga selliseid nagu kummalisi olukordi. Vaata, ma ei ole ka see inimene nagu vana eit, kes nagu ei siukest asja, oi. Aga meie ajal. Või oi, ma ei tea, kas ikka seda tohib teha. Issand jumal, mis nüüd juhtub? Ühesõnaga, et sa ei ole see tänitaja või see tark ja sa ei tohi ka liiga tark pead mängida, et sa tead küll, et nüüd see asi libiseb kindlalt nüüd käest ära. Ma juba tean isegi, kuidas see asi lõpeb. Aga sa ei ütle seda. Aga ma ei ütle seda, sest see on nii naljakas. Ühesõnaga, et sa lihtsalt lähed jällegi, ma ütlen, ma ei tea, kui mitmendat korda ma seda ütlen, vooluga kaasa. Lihtsalt lähed vooluga kaasa nii kaua, kuni seda voolu on antud. Paljud inimesed astuvad üldse kõrvale. Või upuvad. Või jäävad sinna käänaku taha maha ja ei liigu absoluutselt edasi, mis on tegelikult ju erakordselt kurb. Jah, aga ma mõistan ka neid inimesi, sest paljudes inimestes ei ole seda energiat, me jõuame jällegi selleni, et kui sa teed mingid eluetapid läbi, sa oled ikkagi elanud intensiivselt nagu kuidas ma ütlen, et ma ei saa vahel aru nendest täie tulega. Ja täie tulega, et ma ei saa vahel aru, et osad inimesed elavad terve elu stabiilselt. Võt sellest ma tõesti ei saa aru. Kui nad vahepeal nagu on täie rauaga elanud ja siis hakkavad natuke kergelt ära väsima, võt see on aru saada. Et siis tõesti... Mõni ei olegi elanud täie rauaga. Ja mõni ei ole üldse elanud, mis on kõige kohutavam. Mõtle, kui õudne on nendel inimestel, ma olen tihti mõelnud ja ma saan aru, kus see õelus ja kadedus tuleb, sellepärast kui nad vaatavad, et keegi teine elab, et me oleme nüüd sama vanused, aga ta on teinud seda, kogenud toda, näinud seda, issand ja nüüd on ta seal,
ma pole mitte midagi oma elus teinud, ma pole mitte midagi sellist kogenud. Mõtle, kui õudne tunne see võib olla. See on tõesti jube tunne. Pane nöör kas või kaela, ma ei taha seda öelda. Ja noh, et see on nagu jube tunne võib olla. Et kui sa jõuad mingisse staadiumisse või eluetappi ja mõtled, sa perse, et ma tahtsingi rahulikku, normaalset elu ja kõik läheb by the book. Ja kas see ongi kõik? Aga siis sa issand jumal. Ja mitte midagi ei juhtugi. Ja nüüd ma olen juba siin viimases nagu verandis. Ja siis sa hakkad pritsima seda mürki, seda saasta endast välja, sest no sa pead ennast kuidagi tühjendama või sa pead ennast kuidagi puhastama, aga sa tunned, et see on nagu liiga hilja. Ja siis sa teed ka nagu koledaid asju, ütled võib-olla koledaid asju. Ja siis hakatakse alailma kedagi süüdistama, et noh, ma ei tea, elu jäi laste pärast elamata, ema ei lasknud seda teha, isa läks ära, et noh, kõik on milleski süüdi, et noh, kogu aeg on nagu võimalik leida need põhjused, miks üks või teine asi on jäänud tegemata väljaspoolt iseennast. Ja mitte keegi ei ole ju küsinud, et kas sa oleks võinud seda teha ka kõige selle kiuste. Või miks sa oled jätnud selle tegemata selle pärast. Aga me ju ei tea tol hetkel, vaadake meie üle-eelmiseid saateid, mis me nüüd seda hooaega alustasime. Me rääkisime just, et ma käisin seal missi võistlustel on ja see küll žüriis, jah, tuleb täpsustada. Ja ei, ma ei võistelnud, halleluja. Oleks elutööpreemia saanud võib-olla. Ja et mis mind hämmastas lihtsalt, et seal on hästi noored naised ja siis naised, missised on siis need, kes on juba siis abielus olnud, sünnitanud on ju. Aga kui seal paluti nagu rääkida oma elu mingi hetkedest ja meenutada mingeid asju ja mis neid on üldse toonud sellele võistlusele. Noh, loomulikult põhiteema oli see, et nad on ennast ületanud mingil moel ja siis hakkas tulema sealt neid kurbasid lugusid. No ühesõnaga kuulake neid esimesi saateid, me seal lahkasime natukene seda teemat ja mis mind šokeeris nagu, et inimesed täpselt see, nagu sa just ütlesid, et nad on selles vanas nii kõvasti kinni selles noh, mis nendega on juhtunud, kes on valesti nendega käitunud, kes on liiga teinud. No alustame kas või lasteaiast on ju, keegi võttis kammi ära ja keegi pani puraka kuskil kirja ja kallas liiva pähe ja silma ja nii edasi on ju, millised traumad nendel kõigest sellest on jäänud. Et see need lugusid kuulates ma kogu aeg mõtlesin, aga see ongi ju elu, et sa pead ju sellega see on elu, need on elu õppetunnid, sa pead selle eluga nagu hakkama saama, edasi liikuma. Jah, sul võib vahel flashback tulla, et issand jumal, noh, ma ju meenutasin ka siin algussaadetes, kuidas noh, Miilits, noh, tollene siis tänapäeva mõistes politseinik, kes meie siis majas elas, on ju, kuidas ta siis väikseid lapsi ära kasutas, et ma võiksingi jääda seda nagu heietama hommikust. See kõik juhtub selle pärast, et minuga juhtus see juhtub ka selle pärast, et minuga juhtus see. Et nüüd ma olengi selline on ju, sellepärast ma tahangi ennast paljastada kogu aeg alt ja ülevalt on ju. Et minuga juhtus niisugune kohutav lugu, aga ma ei sõua sellega kaugele, noh, tulge mõistusele inimesed. See on juhtunud, mõtle see iseenda jaoks kõigepealt läbi. Ma saan aga aru, kui see tuuakse avalikkuse ette, sest et kõigil nendel, noh, kui küsiti, miks sa räägid sellest, on ju ka see point, aga ma tahan, et siis noored tüdrukud ei peaks seda uuesti üle elama või keegi, kes on samasuguse asja üle elanud, eks ole, et siis ta saab teada, et ka minuga on niimoodi juhtunud, aga ma lähen elus edasi ja ma saan sellest aru. Nii, rääkige see asi ära rahulikult, nii oli. Aga mul on kuidagi iga kord jäänud selline tunne, et sellega vabandatakse välja kõiki oma elus toimuvaid ebaõnnestumisi. Et sa kuidagi kerjad selle haletsuse ja siis kõik annavad sulle nagu 2 või 3 sammu ette või 2 või 3 takti, et no jaa, et temaga juhtus ju see, et aitame teda ja noh, umbes, et näed, et ma ei tea, tal isa läks ära ja mis me nüüd siis teeme, eks ole. Ja meie nende influkate puhul ka siin toon näite on ju tihti nii, et kui nad astuvad 2 jalaga ämbrisse, siis millega nad välja tulevad? Vot, mul oli selline lapsepõlv kohutav on ju, noh.
oli seal mingi Keegi daddy kasutas ära. issue on ju, siis mul on ja siis räägitakse kõik ära ja kui see ka ei toimu, tegelikult nüüd tuli välja, saadi hiljuti teada, mul on ATH. No, see oli põhiline, nüüd see ATH on kõigil, noh, see pole enam huvitav. Nartsissism on oluline. Nüüd on nartsissism. Ja, see on väga moodne. No, et mis järgmiseks nagu depressioon ja stress olid ju ka kohutavad sellised asjad on ju. Et noh, et mida järgmiseks nagu, et sa kerjad nagu kogu aeg seda tähelepanu ja siis kuidagi vabandad ennast sellega välja, mis on, et ma olen ise nüüd teadlikult üritanud, et see mul hakkas nagu ka vastu, ma mõtlesin, noh, kui me hakkasime neid podcast'e tegema, et ma tahtsin seda tõepoolest teha nagu eluloo raamatu vormis, kuna ma ei viitsinud kirjutada, õnneks nüüd tuli vahepeal AI on ju, mängu, see kirjutab ise ära kõik. Ütlete hommikul. Viskame kõik oma podcast'id sinna ja siis on raamat valmis. Et ma ei viitsinud kirjutada, mõtlesin, ma teen audio vormis, et ma lihtsalt räägin, noh, vestluse vormis, et vaata, igas saates ikkagi tulevad mingid mälestused tulevad ikkagi pinnale, on ju, et kõikide muude teemade kõrval, aga alguses oli ju päris karm, kui te hakata algust kuulama. Seal ma tõesti ausalt rääkisin, mul olid sellised situatsioonid, on ju, ma sain sellest ka trauma, on ju, et olid sellised ajad mu elus ja võib-olla see on mõjutanud minu tänast käitumist ja nii edasi. Ja siis mingi meie podcastide tegemise nagu poolel ajal ma hakkasin mõtlema, et Jeesus Kristus on täpselt samasugune kõik need muud tohlakad, no ümberringi. Heietab oma kuradi karmi lapsepõlve ja oma õudsat elu seal välismaale põgenemist ja sellist hullude meeste kuidagi kütkes olemist ja kannatusi ja siis ma tõesti mõtlesin, issand jumal, et kõigil on ju tegelikult, ütle mulle ausalt, Piret, kas kõigil on, kui me hakkaksime kaevama, kas kõigil on kaevata välja sealt auast mingeid jubedaid asju? Päriselt, ka minul on üks inimene, kellel ei ole, see on minu, ma pean nüüd ütlema siin selle välja kaassaatejuht, kellega ma teen Puuduta mind saadet, on Sirje Presnal, kui me räägime vahel nendest vanadest traumadest seal saadetes ja siis mida need nõiad, hüpnotisöörid, inimesed soovitavad, eks ole, et sa pead need kõik lauale panema, siis sa pead nagu tegema selle kõik need asjad. Ma ei naeruväärista seda praegu, see on kõik fine, igal ühel enda oma. Sirje on ainuke inimene, keda ma olen kohanud, kes ajab selja sirgunud, mul on suurepärane lapsepõlv olnud, mul on kõik nii tore olnud. Mu praegu mees on ka nagu tõesti kullatükk, nagu kõik on hästi. Ja siis ma vaatan teda vahel, Jeesus Kristus, issand jumal, ei ole võimalik. Ja saab mind nutma. Miks? See on nii imeline. Kas sul on mingit asja, et sa, ma mõtlen, kas on kedagi, kellel ei oleks mingit kohutavat mälestust? Kokkuvõttes on ju see täpselt see, mida sa ütlesid, et mina ei saa ka kurta lapsepõlve üle, et kõik oli väga helge, et ma just teen näitust Kalamaja muuseumis, mis on teekond rohelise päikese maale, mis räägib sellest, millest minu perekond on läbi tulnud, et ma olen jõudnud tagasi sellesse areaali, kus möödas minu ema lapsepõlv ja noh, kokkuvõttes me oleme saanud selleks, kes me oleme, sõltumata sellest, mis on juhtunud sellega, et noh, kõik on kordades varisenud kokku, nendest on saanud varemed, aga nendest varemetest on saanud ka vundament, et ma olen seda teemat nagu päris palju läbi kirjutanud, võib-olla nagu sellepärast, et ma tahan, et need lood jääksid teistele alles, aga ma ei tee sellest tragöödiat, sest noh, minu arvates on ka kahte sorti inimesi. Ühed, kelle jaoks on, kes mõtlevad ja kelle jaoks on elu komöödia. Aga need, kes on otsustanud pühenduda tunnetele, nende jaoks on elu puhas tragöödia. Kogu aeg üks lõputu tragöödia. Aga siis, kui nalja ei saa, siis mina ei mängi. Sest noh, mina ei kurda oma meeste üle oma elus. Isad, vennad, onud, kõike on olnud ridamisi. Mees on väga mõistlik. Pojad on mõistlikud läänetuulega, et noh, selles mõttes, et ei ole mõtet kurvastada selle üle, võib-olla peaks rõõmustama, et noh, pigem on nagu see rõõmustamise puudus nagu see või rõõmu tundmise oskus, et võib-olla see oskus on ka mingi anne nagu muusikaline kuulmine või midagi sellist, et on inimesi, kes suudavad tunda lapselikke rõõmu ja on inimesi, kes ei suuda ja noh, see on mingit sorti mängulisus või loomingulisus või noh, see, mida ma nagu inimestes
hindan ja austan. No see ongi see, et sa nagu kunagi ei löö risti ette, et aga proovime. Et noh, enne teeme, pärast mõtleme. Ja no mõnes mõttes küll jah, et aga sa ütlesid, et mida sa ütleks noortele inimestele, ongi see, et ärge ütelge kunagi, noh, et see on kriminaalne ja see on halb ja see teeb paksuks ja see lõpetab kõik ära, et noh, kui sa hakkad ise neid piire ette tõmbama, siis kuhu sa sellega kokkuvõttes jõuad? Just. Et noh, noortest inimestest, tänapäeva noortest mul on selles mõttes küll nagu, aga seda vist kõik vana inimesed on läbi aegade. Mul on tänapäeva noortest nii kahju. Hoolimata kõigest, mul on ka selles mõttes, et aga me oleme vanad inimesed juba. Ja, aga ma ei suudaks kogu selle probleemide kormal elada, mille all nemad peavad hakkama saama. Et ma ei tea, lihtsalt nendel on tegelikult võib-olla kõik hästi, aga lihtsalt see on see generatsioon, see kurtjate või natukene ebakindlate inimeste generatsioon, sest nagu, kui ma vaatan praegu neid noori inimesi, siis vot nii sellist nagu fraagile, kuidas sa ütlen, nagu õrnana, purunevana klaasina, ma pole ennast kunagi tundnud. Jah, selles mõttes ma arvan, et see on ka mingis osas olnud meie tugevus. Et no selles mõttes, et inimene selle karastusega, kust me tuleme, see võib minna läbi tulevee ja vasttorude. Ma just nagu mõtlengi. Aga praegu on see, et nüüd on külm tuul või nüüd on nagu kogu see. Kõik on õudne, kõik on katastroofiline ja siis ma mõtlen, et no okei, ma jälle alaväärista, et tuleb psühholoogi poole pöörduda ja kõik neid asju. No mina ei saa sellest aru, mina lähen maale, mina kaevan ennast kuradi kõrvuni mulla auku lihtsalt sinna ja siis ma krabin ja siis ma laed ennast uue energiaga. Ma ei tea, küüned tagurpidi, mul on karvad on rasvas, siis ma kurdi puud langevad. Linnud kukuvad. Lindudega räägin. Noh, ma olen võib-olla teistmoodi hull nagu, aga ma ei tunne seda, ma ei tunne sõjahirmu ka, saad aru. Ma ei saa sellest aru, ma võib-olla ütlen õudse asja praegu. Ma ei tunne, me elame siin sõjakeeri, sest siit tuleb ja vasakult tuleb ja paremalt tuleb. Ma ei ela selles hirmus, ma tean, et ma saan hakkama. Ma ju tean, et ma saan hakkama. Mulle väga meeldis see, mida sa ka ühes podcastis ütlesid, et mis mõttes, et tuleb mingi kuri inimene ukse taha, ma lasen ta maha ja siis mina ei põgene kuhugi, mina ei osta Hispaaniasse kinnisvara, et mina avan šampanja ja korraldan sõpradega peo, et tuleb tähistada elu. Ma ei teagi, kuhu inimesed selle värisemise ja kartmise ja põdemisega siis kokkuvõttes jõuavad. Et sellega ei jõua väga kaugele. Ja noh, see hirmu õhutamine, võib-olla see on ka nagu, või noh, et see on tulnud ju kusagilt mujalt, see ei ole tulnud sinu sisemuses, sest noh, ma mäletan, kui COVID tuli ja ma üritasin hoida elu võimalikult normaalsena, kui see on sisse surutud või koju surutud ja siis ma ostsin vahvliküpseta ja siis mulle tundus, et noh, põhiline, mida saab teha, on siuke väga tark muumimama, küpsetab vahvleid, noh. Tore. Ja mingid, noh, leida üles nagu selliseid lihtsaid rõõme, mitte nagu paaniliselt mõelda selle üle, millest ei saa rõõmu tunda. Ja noh, see oligi nagu see, et ma ei mäleta nii kohutavat sünnipäeva, kui nädal aega pärast COVID-i algust oli noorema lapse sünnipäev, ma pidin kõik asjad ära tühistama, mis tal plaanis olid, kingitused jäid saamata, sest poed pandi kinni ja põhimõtteliselt suhtlesime veebis, noh, sa saad 10-aastaseks, eks ole, suhtlesime veebis perekonnaga, mitte ühtegi külalist ei tulnud ja siis sa panedki omale selle mütsi pähe ja üritad klouni mängida, vilet suus. No, et selles mõttes, et kõikidest asjadest on võimalik tulla ka tulede ja viledega läbi. Et mis mina tegin siis? Jõid šampanjat. Mul oli ema sai 80 juubel, sa räägid 10 juubelist. Mina ikkagi korraldasin selle sünnipäeva, mis oli plaanitud. Me kogunesime, kuigi me olime hästi suurel terrassil ja kõik külalised tulid kohale, kõikidest keeldudest hoolimata. Ja me tegime ikkagi selle peo ära, sest mina
või kuidagi mu ema ütles ka, no kurat küll, 80 persse, mina oma sünnipäeva ei jäta. Et mis mõttes, noh, kui ma ülehomme ära surenud, siis nüüd see on vähemalt tehtud, noh, et elu on elatud nagu küll. Ja kuidagi see tema nagu, noh, vaata, meil heietati ju toona, et vana inimeste pärast tuleb eriti ettevaatlik olla ja neid tuleb hoida ja nemad on kõige nõrgem lüli. Siis minu ema saatis kõik nad kuradile, kui tema sureb peale seda juubelipidu, siis on elu hästi elatud. Et see on jällegi, noh, ma ei taha sellega uhkustada, see on kindlasti kohutav, et me niimoodi tegime ja kõik me noored tulime. Mina ei olnud enam nii noorega, kõik muud noored ja kõik muud inimesed tulid kokku. Et kurat, see on ikka tead, no ja mitte midagi ei ole juhtunud, mu ema ka täna 85 ja kõik on tippen-toppen, et noh, võib-olla vahel jopab, vahel ei jopa, eks ole, võib ka nii olla. Aga vaata selles hirmu foonis elamine, ma keeldun sellest elamast. Sest ma tean, et kui sõda tuleks ja siin need venelased raisad tuleksid siia, siis ma tean, et ma saan hakkama. Noh, okei, notin neid nii palju maha, kuni ma jaksan jälle hakkama. ja ongi nii, no mis siis on? No, joon vahepeal šampanjat ja siis panen edasi. No mis siis on? Ma elan oma elu lõpuni. Tähendab, ma ei rotistu, ma ei lähe nagu kuradi kuhugi keldri nurka vabisema ja värisema, et ma ei nõustu sellega, ma ei anna ka alla selles mõttes, et ma ei lase kellelegi ennast alandada. Ja mis see surm siis lõpuks on? Sünnin uuesti või sünni on see elu edasi, seal tuleb seal järgmine elu või midagi. Vahet ei ole. Põhiline, vaata, nüüd me jõuamegi sellesse punkti, et kui sellel hetkel, kui ma tunnen, et nüüd on valiku küsimus, on ju, et kas ma suren või elan, siis kui ma vaatan nüüd tagasi niimoodi selles perspektiivis, ikka on üht. Ma mõtlen, kurat, on ikka elatud küll ja mitte midagi ei juhtu, kui ma täna kõrvad peale panen. Nii lihtne see ongi. Sellepärast ma tahaksingi inimesed teile öelda, et võtke ennast kokku. No ärge nusserdage tühiste asjadega ja tühiste asjade pärast. Kas kuskil on mingi tolmurull vales kohas või keegi ütles teile niimoodi, et ei saa päris aru, mis ta ikka mõtles. Ta vist ikka tahtis mulle halvasti öelda läbi lillede. Noh, või kõik need nagu niisugused väiksed mõttetud asjad. Et nagu unustage need ära ja hakake elama. Lihtsalt elage niimoodi, et teil on kohe, te tunnete, et tulebki nagu seda mõnusat energiat kuskilt nagu seest poolt ja kui te tunnete seda ja jagate seda teistega ka, siis te tunnete, kuidas te saate seda tagasi veel ja see 10-kordistub. Ja kurat, mul on jälle kahju, et ma nii hilja seda teada sain. et see on ainuke asi, et vahel ma ütlen alati, et ma ei kahetse elus mitte midagi, sest see on aja raiskamine, aga ma kahetsen mingi teatud asju, mida ma täna tean, et ma kurat ei teadnud seda varem. Ma ei usu, et sa oled kodus nüüd kusagil põdenud millegi pärast või midagi tegemata jätnud või siis... Seda mitte, aga no ikka vahel tuleb selline tunne, no mis siis nüüd, või sulle lihtsalt keegi esitab selle küsimuse, kas sa kahetsed ega elus midagi. Noh, minul esimesel laksuna tuleb muidugi, ei, no mis siis nüüd, mina ei, ma ei ole kunagi patja nutnud ega mitte midagi lõristanud ega kahetsenud. Ei, mitte seda, aga lihtsalt, et mul on nii kahju, aga noh, elutarkus peabki tulema nagu teatud vanuses, ütleme siis nii. Aga see on võib-olla see tarkus, noh, et elanud oled sa tarkuse ja julgusega, aga oskus seda välja öelda, mis ongi nagu võib-olla mõte, miks meid kuulavad sageli nii emad kui tütred või tulevad ka sinna vestlusõhtutele, et näed, ma võtsin ka tütre kaasa, et noh, võib-olla ongi see, et inimesed lihtsalt omavahel räägivad väga vähe, nagu räägivad vähe päris asjadest, sest noh, viimati ma interveerisin ühte ema, kes oli Ukraina sõjas kaotanud oma poja eestlane ja siis ta ütles, et ta on väga palju seal Ukrainas käinud ja talle meeldib, kuidas need inimesed seal elavad. Et ta käis ühes kõrges majas, kus oli üksik 80-aastane naine 8. korrusel, noh, täna on vett, siis on tore, homme ei ole vett, noh, saan ka hakkama, täna on elekter, vahel on küünal, aga ikka on tore, ma ei taha siit kuhugi minna. Ja siis ta ütles, et noh, sellega seoses, et
no minu põõsa peal on sinu majavari, ei tundu see nagu väga suur probleem või minu tüümian ja sinu auto ei sobi omavahel kokku või miks su koer haugub või miks tuleb toidulõhn kusagilt, noh, need ei ole päris probleemid. Vot seda ma olen ka mõelnud viimasel ajal hästi palju, ma nagu kuidagi ei saa aru nendest tühistest probleemidest, mis inimestel on, mille üle nad kurdavad ja nad lähevad nii kettasse sellest, et nad rikuvad kõik muu seltskonna või noh, community nagu meeleolu, nagu ma just ütlesin. Noh, sul võib majas olla koridor millegi pärast, kurat, koristaja jäi võib-olla haigeks või oli tal pidu. Kurat, seda teab, ja on koristamata ja on seal mingid, ma ei tea, mingid paberitükid kuskil nurgas. Kurat, ma tahan nii tihti öelda, aga kummarda palun, võta need paberitükid ise ära sealt. Või need tolmurullid püü ära. Sul on 2 kätt küljes. Ma saan aru küll, et sa maksad hooldus- ja halduskulude eest ja nii edasi, on ju. Raisk, no kurat, kas sul on pulk seljas ja tagumikus? Noh, kui ma näen mingit asja, mis annab nagu korda teha, siis ma teen selle ära. Ma ei viitsi minna arvuti taha ja hakata kribama. Nüüd ma märkasin seda, see olukord on siin täiesti välja kannatamatu. Seda ei tohi lubada lasta. Ma ei saa aru, ja ma no. Et selles mõttes oli nagu hämmastav, et mõned aastad tagasi sain ma 50-aastaseks ja siis ma just nagu hakkasin aias külalisi vastu võtma ja siis ma tegin lahti telefoni ja siis selgus, et meie korteriühistu aktivist oli saatnud tervele listile koerasita pildi et kellegi koer oli teinud kuhugi junni ja kuhugi ukse juurde ja siis ta oli tervele majale selle saatnud, et ta teab küll, kes see on ja sellises majas ei saa elada ja see võib lõppeda. Miks ta seda ära ei koristanud? Mina olin täiesti ohutuskauguses Tallinnast. Ma ei olnud mitte kuidagi selle junniga seotud ja noh, ükskõik mille moel ma mõtlen tagasi oma 50. sünnipäevale, siis see junn tuleb mulle meelde. Miks ma nagu siiralt põlgan Tallinna linna on ilmselgelt just selline suhtumine, et mis on juhtunud nende inimestega, kes võib-olla nagu eramajades elades tunduvad täitsa normaalsed, aga siis pannakse nad elama ühte kortermajja ja nad muutuvad täiesti välja kannatamatuks. Sellest ma ei saa nagu ka aru, et ma nii, no ma tegelikult teen nagu ma vaatan nagu inimeste käitumise järgi ka, et ma vahel vaatan, et kui mõni inimene läheb kuskil, pargis või kuskil või istub seal pargipingi peale ja siis ta näeb, et mingi jäätisepaber on seal maas. Mul on tohutu respekt, kui see inimene, võivõrd see ei ole tema jäätisepaber või tema paberitükike ninaretiks, ta võtab selle ja viskab sinna samas kõrval olevasse prügikasti. Vau, kas tõesti, meil on ikka veel selliseid nagu inimesi, et sa kuradi, et sa ei ole hoolimatu, et see, kui ma kiunun siin, et oi, kõik on nii must ja nii kole ja kõik on see ja teine, aga mis siis teha, kes see tuleb siis, suur taevast langema alla, suur jumal ja tule hakkab korraldama siin neid asju, ei, ikka meie teeme need asjad ja meie teeme oma keskkonna ilusamaks ja meie teeme üksteist paremateks inimesteks oma käitumise ja oma suhtumisega, et me tõttame nagu appi. Aga võib-olla me oleme unustanud ära selle oskuse olla nagu sotsiaalne või hooliv või inimlik või küsivad, mis ma saan selle eest või kes maksab selle eest. See pole minu asi. See ei puutu üldse minusse, et võib-olla see nagu oskus olla omakasu püüdmatult hea tüdruk näiteks on nagu väljakannatamatult raske. See on väljakannatamatult kannatamatu, sest kui keegi on väga tore ja hea, siis ta on ohtlik äkki, ta on vastik. Kuidas tal on kogu aeg nii hea tuju? See on enne kuulmatu, vaatamispiim ja leib ja vorst ja kala eriti poes maksab. Kuidas sa ei saa aru? Mida sa rõõmustad praegu siin? Ja sügis on, ööd lähevad pikaks. Just. Pori on tänaval. Kohutav ja liiklus on ka selline, et kuule, öeldi, et sõidame 40-ga. Ei, nad kihutavad siin ikka 50 ja 60. Kuule, aitab, ma ei taha rohkem.
see vingumine, seda ma ei oleks oodanud, ma ei teadnud, et sa selleks üldse võimeline oled. no vot, et ühesõnaga, et noh, mõelge nüüd selle peale, et kui te siin sõjahirmu ja kõiki koledusi ja mingite haiguste virvarri meile nagu üritate või paanikat tekitada, siis tegelikult võiks alustada hästi pisikestest asjadest. Vaadata lihtsalt oma nina all ja vaadata, ups. Süüa üks vaarikas ära. Jah, teha midagi toredat. Just. Kuule, me ei ole oma kingitustest rääkinud sellepärast, et meil tuleb ju järgmine saade ka ja me tahaks, et te kirjutate meile skandaaln@delfi.ee ja teil on võimalus siis saada osaliseks igasugustest toredatest üllatustest. Te ju ei või ette teada, mis üllatust teid ootab. Jah, just, et mis tuleb Maximalt, mis tuleb Best Brand. Ja Best Brandid on hästi toredad, naljakad vidinad, mida saab siis igale poole riputada. Koti külge ja no üks on minu lemmik roosa, selle ma omin vist kohe ära. Ma ei saanudki aru, kas see oli kaktus või fallos või mis see siis on. Mingi piitsakene siin, ühesõnaga hästi toredad asjad. Mul on ka nende kostüüm kusjuures seljas, mis sai New Yorgis samamoodi hästi palju positiivset tagasisidet. Ma olen nii happy. Ja siis kuule, ehe Eesti ehe. Ja, anname. Mina poleks uskunud, et need nii hästi mulle sobivad. Sa oled vait? Sobivad küll, ma tahtsin küsida, et ega sa ei kandideeri. No, ma ei kanna vaata eriti enam rahvariideid ega mingeid selliseid asju, aga kui ma täna selle ehte kaela panin, sobib väga hästi mulle need kõrvarõngad. Nii et selle kostüümiga, jah, suurepärane. Eesti kihelkondade mustrid ja hoiame siis rahvusmustrid üleval ja igal juhul kõik kirjad saavad pakikese ja kingikotikese, tuleb kirjutada skandaalne @delfi.ee ja võib-olla te kirjutate meile, millest siis kirjutate meile? Võib-olla teemadest, ei, aga võib-olla teil... Või mida te tahaksite kuulda? Jah, et mis teid erutab nagu isiklikult, et võib-olla tahaksite nõu küsida, aga mina arvan, et mitte ainult nõu küsida, või jagada kogemusi, jah, selles mõttes, et need kirjad on alati hästi väga toredad ja me loeme neid alati suure rõõmuga. Meie loeme isiklikult, aga me oleme lubanud ette lugeda. Osa kirju on kirjutanud alla, et ärge lugege ette või ärge lugege nimega ette. Ja et neid kirju me ei loe ette, aga võite jagada oma lugusid küll. Võib-olla... Me saame ideid siit. Ja just, et me nagunii räägime nendel teemadel, et siis ei tundu, et me räägime tühjas ruumis mustade kaameratega, vaid me räägime inimestega, kes meid päriselt vaatavad ja kuulavad. Just teiega. Ja me oleme sellest teile väga tänulikud ja kohtumiseni uuesti järgmisel nädalal. Aitäh! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't